nüüd kuule, nüüd tegelikult me tahaksime niisugust asja teha, et planeerida oma sõitu, et me võimalikult vähem peaksime jääma seisma ja et meie sõit oleks võimalikult sujuv. Vähe kiirendusi, vähe pidurdusi, eks? Mida see eeldab? Mis sa siis tegema tahad? Tegema pead? Ikkagi jälle kaugele vaatama, mis toimub, mis tuli on, mis tuli tulemas, mis need teised sõidukid teevad, seisavad, sõidavad, palju neid on, eks? Praegust on kell on 17 ja suht tipptund on ja võib-olla et autosid on palju, aga katsume, jah? Nüüd me sõidame mööda Riia tänavat kesklinna ja pärast sõidame sealt silla pealt üle ja katsume nüüd niimoodi sõita, et me võimalikult vähe peatuksime, aga samas ka ei takistaks, aga sujuvalt oleks, eks? Proovime. Saab ära, eks. Nii. Jällegi. Nüüd, mis on? No, miks tema sõidab? Võib sõita tegelikult, siin on see. No, aga mis on ristmikufoor või ülekäiguraja foor? Sina tulid otse või pöördega? Otse. Pöördega tuli, nii nagu temagi ju, eks? Loomulikult sa pead jalakäija läbi laskma, aga kui teda ei ole, siis sa võid ju sõita, eks ole? Kui sa pöördega tuled, kui sa otse tuled, siis sa pead jääma seisma, eks? Vaata kaugel rahulikult. Vaata, seal on juba suurem ummik autosid, aga praegust on ka roheline metsa. Ülejärgmise foori juures seisavad juba kõik. Nüüd on aega küll meil, jah. Siin on teega halb. Vara jõudsime. Näed, kui oleks natukene hiljem jõudnud, ei oleks peanud seisma jääma, eks? Peaaegu, et jäime seisma. Väike liikumine küll oli, aga oleks saanud suurema liikumisega edasi. Vaata, mida vähem seismisi, mida vähem tempo muutusi, seda vähem käiguvahetamisi, seda vähem pidureid. Aga kuidas sa pidurdad ilma pidurita, kuidas soovuma saad? Mootoriga. Jällegi pidurid tuled põlevad, näed sa? Ehk nüüd on tähtis hoida ka pikivahet, sest kui sa sõidad tal taguotsas kinni, tema paneb pidurit, sina ka kohe, vaata, mis foor teeb. Just, nüüd on aeg. Tema paneb pidurit, sina paned pidurit, aga kui sa jätad väikse vahe, siis sellisel juhul tema paneb pidurit, sina lasid gaasi lahti. Tema sõitis edasi, sa paned jälle juurde. Aga noh, siin nüüd muidugi punane just tuli ja siin me tõepoolest peame seisma ja siin ei oleks saada nagu välja venida. No muidugi, kui me nüüd suudame piirkiirusel sõita, siis on ka teisel rajal alati lihtsam, sest esimeses radasid kasutatakse ju parem pöördeks, eks? Et see risk jääb ära, et me kellegi taha jääme toppama, kui ta tahab paremale pöörata, eks? Aga kui me nüüd teisel rajal oleme, siis me peame ikkagi sellega arvestama, et me seal jälle jalus ei ole, kui me niimoodi sõita suudame, siis me põhimõtteliselt seda teha. Selle saa hoogu maha. Siit saame läbi, aga vaata, mis ees on. Vaata, mis seal all on. Näed sa? Mis seal all on? Autode rida. Ja mis tuli? Puna. Nii, nüüd pane madalam käik. 3. Sidur üles. Sidur üles. Kõik pedaalid lahti. Kõik lahti. Mootor pidurdama. Pidurid natukene juurde. Nii. Me tahtsime minna otse. Vaheta rada. Kedagi ei ole seal, peaks olla, siin on parem pööre, jäävad meil jalgu, seal on juba roheline.
gaas lahti, mitte midagi ei tee, kõik pedaalid lahti, tunned? Rahulikult minna, vaata, näed, seal on roheliste laine, aga me ei saa minna enne, kui nad kiirendavad, eks? Nüüd pane juurde, see läks, pane ka natukene, jõuame, siis jõuame, aga ei jõua, siis ei jõua, aga nüüd pane veel natuke juurde, läks veel, käiku ei vaheta, kolmas pidurdab rohkem, eks, kui vaja, aga mine, saame, nüüd 4. ja sõida. Muutsime oma tempot vähe, eks? Saime rohelises laines, sõida edasi. Vaata märgi, näed sa? Hoog maha, gaas lahti. No see lihtsalt gaas lahti, kõik ära teegi midagi seal rohkem, sest me ei tea, mis seal toimub. Nüüd me näeme, et seal pidurituled juba põlevad. Pane madalam käik ja lase sidur ülesse lõpuni. Küll on roheline, aga vahetub nüüd rahulikult lõpuni, sest nüüd ei ole rohkem enam midagi teha, eks? Ja sujuvalt seis. Seal on nüüd meil juba näha, et mingid ehitustööd, nii et vaatame kaugele, mis rajad meil vabad on, mida me kasutada saame, kus on rohkem liiklust, eks. Noh, sõeluda nüüd radade vahel ei ole ka lubatud, eks, aga kui me nüüd näeme, et see esimene rada on jummalast täis ja vaadata vasak rada on vabam või vastupidi, et noh, siis me korra võime ikkagi vahetada ju ka seda, me ei pea selles suures järjekorras seisma, aga me sõeluda ei tohi. Sõeluvad tavaliselt need, kes kaugele ei näegi, kes lihtsalt näevad paar autopikkust ette, seda on vähe. Okei, tubli. Nii, nüüd sujuvalt seismast, nüüd ei ole midagi teha. Autosid on palju, no midagi teha, kui neid nii palju on, siis ei ole kuskile sõita. Sellel sõidurajal on muidugi osad vasakpöörajad ka, aga osad lähevad üles. Aga osad on siin juba sellepärast, et nad pärast tahavad vasakul, eks ole? Siis nad ei pea enam rada vahetama. Gaas lahti, mine rahulikult, ära midagi vajuta. Meil ei ole vaja sinna tormata ja panna pidureid, sest näed, seal on pidev autode vool, eks? Kiiredame siis, kui on lootus saada jälle. Tulevad juba, näed, vaata vasakult tulevad seal. Näed, see paneb juba pidurid, gaas lahti, kõik lahti. Nii, nüüd äkki saab, nüüd pane gaasi läks, näed, nüüd saad ära jõuda, enne kui see tuleb, just. Liikumise pealt, on nii. Nüüd sõida otse, vaata ära tõmble, vaata gaas lahti, seal on punane, kõik lahti. Pole ju kiiret, ise ju sõita, kõik seisavad. Kõik seisavad. Kiirendasime selleks, et nüüd saaks ristmikule, aga siin ei ole jälle kuskile sõita. No nii, peame seisma ja mis teha. Ja nüüd ülevalt sõidame vasakule, sealt ülemise foori juurest, aga kas me sellelt ristmikul saaksime vasakule? Keelatud on praegu. Mis kell saab? Kell 7. No tubli, õige, kell 7. Siin on ka väga palju neid eksijad, kas nad siis nüüd teavad või ei tea, ma ei saagi aru, aga kui sa nüüd praeguses olukorras nüüd vasakul hakkad siit pöörama, sa paned liikluse seisma ju sellel sõidurajal, sellepärast see ongi keelatud. Ja nüüd lähme ja vaatame, mis seal ees paistab. No siis lähed rahulikult, seal on palju autosid, eks. Nüüd, hoia nüüd tempot, aga väga ära kihuta, näed, see ju pidurdab. Liiga vara ei tasu kohale saades, me jääme seisma. Nüüd hakkab sõitma, nüüd pane sina ka juurde, pane vasak suund sisse, pane hoogu, nii, nüüd nad on kiiruse kätte saanud, vaheta käiku. No vot, ja jõudsimegi. Kuskil hiljaks ei jää. Liiga vara kohale ei ole mõtet alati tõmmelda, vaid vaata, äkki õnnestub hoo pealt edasi saada. Sul on endal lihtsam, aga see on ka autum ja säästlikum. Oma jälle.
kõik pedaalid lahti, pani pidurituled põlema, lase pedaalid lahti, vaata mis saab. Ja kui on piisav pikivahe, siis sellest nagu sa näed aitabki. Kui sa talt taga kinni sõidad, siis sa paned tugevasti pidurit, sa kardad tagant otsa sõita. Nüüd läheme selle Telliskivi maja juurest jälle vasakule ja vaatame, kas see vasakpööre nüüd on sul meeles, kuidas sa tegema pead, jah? Vaata peeglist, vaata, kus on vasak külg. Ka siin mahub sinust keegi mööda kohe. Sõidan siia ristmikule. Ja ristmikule välja, sest sul on ju sõiduõigus. Ristmikule sõiduõigus. Nüüd stopp, vaata, kas see mahub. Näed, hakkab tulema, aga see auto jääb ette. Mine veel natuke ettepoole. Vaata, kas ta mahub. Mine ettepoole natuke. Nii, stopp, vaata nüüd, näed. Ja nüüd ta läheb sul. Just. Nii et alati arvesta nendega ka. Sina ei saa ju, sa pead need läbi laskma. Aga kui sa nüüd õiget kohta ei valis, nemad ka ei saa. Aga nad saaksid nüüd. Ja nüüd sõida ära. Nüüd oli olukord, kus tegelikult seda kolmandat poleks olnud mõtet. Kerge gaas teisega ja siis gaas lahti. Aga nüüd on sul kolmas sidurpidur jälle uuesti, eks? Aga sellisel juhul oleks see sidurpidur ära jäänud, kui sa oleks teisega nüüd andnud hoogu ja mootoriga pidurdama läinud. Aga näed, seal on auk, jah? Oot sinna kahe vahele, musta ja punase vahel, näed selle eesotsa, jah? Sinna tagurdame siis sisse. Noodan. Aitab, stoop nüüd ja nüüd. Kuule nüüd äkki saadki paika, proovi. Ja siis on ta tõesti lähedal ka. Pidur lahti või? Läheb ratas mööda või läheb? Lähebki. See on nagu, mine, ära keera rooli tagasi, kas ta läheb. Ega seal nüüd nii palju ruumi ka ei ole. Mine nii palju kui saad. Paralleelseks ennast ära ilustad ennast. Oh, stopp, kuidas nüüd on? Paigas. No nüüd on suht paigas ja võta käik välja, pane käsipidur peale. No ma ei hakka just, no teeme ikka täitsa lähedal, jah. Ehk vaata, kui väike vahe see on, aga no me pidime mitu korda tegema lisamanöövri. Aga lõppkokkuvõttes, kui me nüüd õigele poole seda rooli keerame, no siis me saame ikka paika. Nii, jällegi väike vahe kokkuvõte. Mis sa nüüd arvad siis oma sellest sõidust? Mis me nüüd Riia tänavat mööda alla tulime, kuidas sul läks? Peaks vähe pikemat pikivahet hoidma. Voh, see on sul väga õige tähelepanek, eks? Et siis annab rohkem mängida, jah? Sest muidu sa sõltud sellest eesliikujast, nii kui tema midagi pidurit vajutab, sina ka kohe vajutada. Aga kui sul on suurem vahe, siis on sul rohkem valikuvõimalusi. No, väga nahaalse tiheda liikluse puhul nad kipuvad sinna vahele ka trügima vahest, aga see ei ole nii hull. Et noh, räägitakse, et ma ei saa pikivahet hoida, kuna keegi kohe tuleb. Ei, kohe ei tule keegi kunagi, vaid vahest ikka tuleb, aga mitte kohe ja alati. Nii et kui sa saad, siis ikka püüa seda pikivahet hoida ja siis on sul endal palju lihtsam. Kui sa pead peatuma vähem, sa pead käiku vähem vahetama, siis sa kulutad ennast autot vähem, eks? Rääkimata, et see on siis ka veel säästlikum ja ohutum ka, eks? Sa arvad, et muidu enam-vähem nagu õnnestus ainult, et kui nüüd oleks seda pikivahet natuke rohkem hoidnud, see oleks okei, jah? Ja okei, enam-vähem tuli sul välja. Siin lõpus ma ikkagi rääkisin sulle pisut ette ka, aga nüüd sa umbes juba jagasid ära, kuidas seda asja siis tehakse. See on tegelikult järgmise tunni teema, see säästlik sõit, see niisugune algus sellele on nüüd tehtud. Mis sa nüüd oma parkimisest arvad? Kas sa saad sellega hakkama? Ma arvan, et kui ma siin niimoodi rahulikult nikerdan, et siis ma saaksin hakkama ka seda. Nii, aga võõrautoga rahulikult või saaksid ka hakkama? No, ma arvan ka. Et mis on selle juures nüüd oluline, kui sa siia kahe auto vahele tuled? Et näiteks võõras auto, võõrad gabariidid, mida sa peaksid jälgima? Auto pikkust näiteks. Ja. Kui suur see vahe on, kuhu saab parkida. Ja, et sa ikkagi mahuksid, kui sulle ei anta, eks ole, või kui sa nüüd ei oska panna, et siis võtad ikka endale jõukohase vahe alati, eks? Sa kedagi kellelgi otsa ei sõida. Aga nüüd, kui sa nüüd sisse tuled, kuna sa tead, et see pööre oleks, et mis oleks parem, kas ratas oleks pisut lähemal või ratas kaugemale? No, olgu, ma arvan, et sa saad siis selle parkimisega hakkama küll. Nüüd lähme ja teeme sealt ühe tagurdamisega pöörde ka veel.
siis parem vasakpöörderada, et me ei peaks hakkama mõttetult ümber reastuma pärast, eks. Just. Okei. Väike kokkuvõte ka. Nii. Ehk siis sina arvad, sina saad hakkama? No ma arvan küll, mul mõned vead on, mida ma teen näiteks see suunavärk. Ma pean suunda näitama, kui ma hakkan peatuma. Et kui ma jälgin, siis ma arvan, et ma saan hakkama. Mõned niisugused kontrollimatud liigutused olid ka käigu vahetamisel, panid sa tähele? Millest need tulid? Hakkasin rapsima liigaudu, et peaks rahulikumalt võtma. Ja ära rapsi, vaid mõtle läbi. Ehk siis nii nagu sa oma teekonda planeerid, tuleb sul ka kõik liigutused ette läbi mõelda, mis sa teed. Eks siis sa teed õigesti. Muidu sa lihtsalt lõhud või teed midagi valesti, eks? Okei. Nii et selles suhtes nüüd on sul enam-vähem veel natukene arengut. Aga muidugi, kuna sa väga palju sõitnud ei ole, sa ikka ise oled ka sõitnud, ma saan aru natukene, aga vähe. Just see sõidukindlus ikkagi veel ei ole niisugune, nagu ta olema peab, mis tähendab seda, et sa pead ikkagi natukene kõike veel läbi mõtlema, ette vaatama, mõtlema ette, olema hästi tähelepanelik, oma liigutusi jälgima, siis sa saad hakkama. Kas sa sellega oled nõus? Okei, hästi. Siis loeme nüüd tunni lõpetatuks ja lülita mootor välja.